Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Kagu Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Nii nagu kokku lepitud sai, hakkame me hommikuti autoriprogrammi ette ütlema kuupäevad, kui 50 või 100 aasta pärast keegi kogemata väljakaevamistel lindi leiab, siis saaks teada, kuna see jutt on aetud ja täna on 24. märts ja vissand aasta 2025 ja stuudios on keegi muu kui Heimar Lenk isiklikult. Ole lahke. Aitäh, Meelis, sõna õiguse eest, mille sa mulle andsid, aga ma täiendaksin sind, et 100 aasta pärast oleks huvitav teada ka, et mis nädalapäev see oli. Me oleme esmaspäeval eetris. Ikkagi, kui keegi hakkab uurima ja teaduslikke töid kirjutama meie mõtetest, mis me täna avaldame, siis oleks need päevad tähtis teada. Ja meie oleme siis nüüd lugupeetud kuulajad ja head kuulajad jällegi kokku saanud saatuse tahtel ja saatuse loal. Võime rääkida seda, mida me mõtleme, siiamaani veel päris ära pole keelatud. Tuleb hoida õiget joont, siis võid palju rääkida, kui vale joone peale satud, siis võid ei tea, mis sinuga juhtuda. Aga no meie ei hakkagi siin rääkima väga palju neid omi mõtteid, kuivõrd võime väikese ülevaate, mida Eesti meedia kirjutab jälle, millest ta räägib ja millest ta ei räägi, millest ta vakka on olnud. Ja kui see pilt kokku panna, siis tuleb välja, et on ikkagi väga-väga huvitav olukord tekkinud. Ja pole vaja isegi vist korrata, et elame hetkel ebanormaalse valitsemiskombe järgi, kus meid juhivad inimesed, kes ei peaks seda tegema. Ja head kuulajad, need ei olnud nüüd minu sõnad või minu välja mõeldud lause siin või 2 lauset. See oli üks interneti kommentaar, kus inimene, paistab, et selline haritud inimene, kirjutas oma mõtted ja sealt ma võtsin selle lõigu, kus ta siis ütleb, et meid juhivad inimesed, kes ei peaks seda tegema. Ja me ei hakka arutama siin tänase valitsuse, lähevad vist täna ministrid sinna Kadriorgu,
ja valitsus saab vist nüüd hoo sisse, siis ma ütleksin ainult nii palju, et milleks seda remonti teha oli vaja. Ma ei saa aru, kas tõesti siis sotsid nii palju segasid meil Reformierakonna poliitikat ellu viia, et nad tulid minema lüüa ja asemele võtta siis uusi ministreid, kellest ma ei näe küll mitte ühtegi, kes oleks olnud parem, uus oleks parem kui eelmine. Meil on tulnud juurde üks kohalik poliitik, kellel on kohaliku poliitika kogemus, meil on tulnud juurde üks kohalik ärimees, kellel on kohalik raha tegemise kogemus, kuidas teha ja fondidest raha saada ja ettevõtlust arendada. Ja meil on tulnud juurde nüüd, ütleme, tervishoiuspetsialistina üks perearst, kes enne valimisi oli minu meelest kogu aeg nagu patsiendi poole peal nii-öelda kaitses nagu haigete inimeste huve. Viimasel ajal on see perearst kaitsnud rohkem Sotsiaalministeeriumi huve. No ja sellised muutused, üks kliimaminister löödi minema, üks tütarlaps pandi nüüd keegi teine asemele. Aga ma tahaksin küsida, kuna ühtegi uut paremat kandidaati pole tulnud, uut paremat ministrit, et kas tasus seda muutust teha, sest teistel oli vähemalt juba mõne kuu pikkune või siin mõnede kuude pikkune valitsemiskogemus. Nüüd uued tulevad põllu pealt, kellel pole kunagi olnud kogemus, kuidas riiki juhtida. Nad on oma firmade juhid või kohaliku omavalitsuse juhid olnud. Ei nad tea sellest ministri kabinetist midagi ega ei tunne ka alluvaid. Et kas on mõtet enne kohalike valimisi nüüd tuua uued inimesed, kas tõepoolest on sellised mõttehiiglased, aga ju ei ole, me tunneme neid kõiki ja teame. Ja samal ajal on kurb vaadata, et valitsuses pole meil praegu Eestis jäänud alles mitte ühtegi kaliibriga riigimeest. Ei ole meil seal uut Jaan Tõnissoni, ei ole meil seal uut Edgar Savisaart, ühe sõnaga keskmise tasemega ennast poliitikuks nimetavad partei boilerid põhiliselt, kes pole ka spetsialistid ja nüüd nemad juhivad riiki, no las nad juhivad, aga mulle tundub, et sellel kommentaatoril internetis oli õigus, et me elame praegu ebanormaalse valitsemiskombe järgi, kus meid juhivad inimesed, kes ei peaks seda tegema. Ja kui ma täna siia saatesse tulin, siis vaatasin seda kevadist loodust ja mõtlesin niimoodi heas tujus, et praegune olukord Toompeal meenutab mulle Kärna Ärni lugusid. Siis oli ju ka niimoodi, et Kärna Ärni ju rääkis tõsise näoga televiisori ees inimestele, kuidas moodi asjad uduveres käivad ja kui hästi seal lähevad ja mõned asjad ei läinud kõige paremini, aga üldiselt oli kõik hästi. Vaatas rahvast siis Sulev Nõmmiku tõsist nägu ja ise muudkui itsitas kodus siis televiisori ees õlut juues või mida keegi seal pruukis või sõi. Rahvas naeris, aga saatejuht tegi tõsise näo ja nii-öelda siis ka võimud ei saanud midagi sellele humoristile midagi öelda, sest ta rääkis ju südamest ja tõsist juttu. Nii on praegu umbes sama, kui ma kuulan peaministri või siis meie juhtide juttu. Aga interneti kommentaatorid tavaliselt ei eksi, ma olen tähele pannud, kuigi seal on väga imelikke kommentaare ja kommentaarium on kõvasti alla käinud sellega, mis oli siin mõned aastad tagasi, sest siis oli ikkagi tõsised inimesed võtsid sõna aeg-ajalt. Et rääkida asjast. Nüüd enam keegi pikemalt kommentaari ei viitsi teha, lihtsalt sõimatakse ja põhikommentaar on, et kas sul jälle jäid hommikused tabletid võtmata, eks ju, see on meie interneti kommentaaride põhiline sõim siis teisele kommentaatorile. Aga ma tahan veel, Meelis juba tuletas siin saate alguses meelde meie uut traditsiooni, et mis kuupäev on. Mina tahan öelda seda, et praegu on võimu vahekorra, ütleme, populaarsusuuringutes on käinud alla Isamaa natukese ja Reform pole tõusnud, aga paremaks on läinud kõvasti Keskerakonna positsioon ja on kena ja hea uudis ette öelda kuulajatele, kes on võib-olla ka Keskerakonna valijad või Keskerakonna mõttelaadiga inimesed, et Keskerakonnale tehti ju Riigikogu otsusega või Riigikohtu otsusega ju 1 miljoni euro
euro suurune trahv, mis on ikkagi kohutavalt suur summa, kui mõelda ühe lihtsa MTÜ kohta. Aga see otsus on tehtud, me kohtuga ei vaidle ja me ei saa ka vaielda, kas need kohtuotsused on õiged või valed, sest meil rohkem väljapääsu pole või kuskil võime ainult omaette pobiseda ja öelda, et õigusriiki pole. Aga see on meie ainuke vabadus. Aga meil on vabadus praegu Keskerakonda toetada ja praegu on juba 100 000 kusagil eurot on kogutud rahva raha, muide toetajate raha, väikese summade haaval, aga 10% trahvisummast on juba olemas, nagu siin Keskerakonna väljaanded kirjutavad. Ja head kuulajad, kes te siin praegu meiega mõtteid jagate, aga ma arvan, et meie saate kuulajate hulgas on palju meie mõttekaaslasi, teised ju meid ei taha kuulata, me räägime ikka nii-öelda seda juttu, mida meie toetajad ka arvavad ja heaks kiidavad. Et saate lõpus pange pliiats ja paber valmis, ma võin teile dikteerida 2 pangaarve numbrit, kuhu saaks Keskerakonna toetuseks raha üle kanda. Ja siis, mis puutub Kagu raadio toetustesse, sellest räägib Meelis Käo teistes saadetes, kuidas toetada Kagu raadiot, et selle asja peaks ka korda ajama. Et sellised lood siis pliiats paber valmis või kes ei taha, läheb Keskerakonna internetileheküljele, kodulehekülje peal on ka need pangaarved olemas. Ja veel Lõunaleht, mis on muide väga hea leht, ma vaatan siin ikkagi, kas ta nüüd üha paremaks läheb, aga ta on juba nii-öelda kestvalt heal tasemel kogu aeg. Seal on ka nüüd 13. märts ma vaatan, jah, on mul reklaam on lehes, kus on siis need panganumbrid öeldud ja et kuidas Keskerakonda toetada. Ja tuletan meelde seal oma reklaamis ka, et Keskerakond on alati tööinimese eest seisnud ja nüüd on aeg tööinimesele aidata ka Keskerakonda. Nii et aidakem nüüd aitajat. Ja elu läheb üha paremaks, kui ma loen neid numbreid, mis meedias ilmuvad, et kõik läheb paremaks ja kujutage ette, meil on haigeid inimesi vähemaks jäänud, õigemini puuetega inimesi on tuhandete võrra vähemaks jäänud, vana nimi oli neil invaliidid, nii et invaliide on vähem, no kas saab paremat uudist olla? Ja ma loen nüüd ette teile siis katke, mida ütleb Maarja Krais-Leosk, tema on Eesti puuetega inimeste koja tegevjuht, selline tõsise mõtlemisega naisterahvas, kes on kokku puutunud paljude hädas olevate inimestega. Ja tema ütleb siis niimoodi ja imestab muidugi selle ütlemise, mis ta kirjutas lehes, et 2 aastaga on Eestis 15 000 puuetega inimest vähem. Kujutage ette, 2 aastaga 15 000 invaliidi on vähem meil, no kõik ei ole ju ära surnud, see on ju selge, aga näete, riigi statistika on meil uskumatult kõrgel tasemel. Ma tsiteerin, hiljutise statistika kohaselt vähenes puudega inimeste arv 2024. aasta jooksul 8500 inimese võrra ja 2023. aastal 7500 inimese võrra ja 2022. aastal 9100 inimest on nii vähem puuetega inimeste nimekirjades. No nagu ütleb siis Maarja Krais-Leosk, asjatundja ütleb, et tegu ei ole väikese kõikumisega, vaid kindla, selge sellise suunaga, mis on puuetega inimeste koja jaoks täiesti arusaamatu, kuidas saab olla selline langus, et kui 2018 oli puudega inimesi 158 000 Eestis, siis nüüd 24 aasta oli 108 000. Et 58 000 on kuhugi kadunud ja 50 000. No see on ikkagi naljakas. Ma ütleksin kurb naljakas, aga midagi pole teha. Midagi pole teha ja siin tuleb ka näide tuuakse, siin on Heinar Kivila, ta on ka lehes, see näide käis läbi, tema oli kõva mees, ta on 1 jalaga, jalg on amputeeritud tal, aga ta on südikas ja õiguste eest võitleja, saatis ajalehtes kirjad laiali ja lehes kirjutati tema kohta, nüüd ja statistika on selline, et see Heinar Kivila, tema ekspertarst, esimene arst otsustas, et temal enam ei olegi puuet. 1 jalaga inimene ei olegi enam invaliid. No see on ikka tore uudis meil, eks ju. Ja selle siis tegi ekspertarst, kes tegelikult ei olegi enam arst,
ta on lõpetanud arstiteaduskonna mitukümmend aastat tagasi ja nüüd on, ma ei tea, siis kuidagi seal siis saanud selleks eksperdiks, kes pole arstipraktikat kaua aega enam viljelenud ja küsitakse, et miks meil on lubatud sellised ekspertarstid ja nüüd tuli siis tehti uus ekspertiis, pandi siis korralikud arstid vaatama seda asja ja selgus, et sellel mehel ei ole mitte ainult puue, vaid talle määrati raske puue. Nii et esimene arst ütles, et puuet ei ole, sa ei ole invaliid, aga teine arst tuli ja ütles, et sa oled raskelt haige invaliid. Vaat niimoodi on. Ja ma tuletan meelde ajaloolise tõe huvides, et ka näiteks kui Edgar Savisaar käis oma kohtusaagat ja temale tehti ka ju seal ekspertiise, et kas ta on, kas tema üle võib kohut mõista, et kas ta on nagu tervis peab vastu, siis Edgar avaldas arstide nimekirja, kellest üks ainult ei olnud, aga ülejäänud kõik olid patoloogid. See tähendab seda laibaarstid, nagu Edgar ütles, et mulle määrati laibaarstide komisjon, kes pidi otsustama, kas ma võin minna kohtusse või ei või minna. Või minu üle siis kohut mõista. Ja sellised asjad on meil toimumas, toome jälle Rahva Häält meie saatesse ja Rahva Hääl kommentaator ütleb meile internetis. Eesti riigil on alati raha olnud Boldi firma maksusoodustusteks. Tal on raha 100 000 ukrainlase jaoks. Tal on raha Ukraina toetamise jaoks. Tal on raha relvade ja rakettide ostmise jaoks. Ministrite palgatõusu ja preemiate jaoks. Tal on 2,6 miljardit raha olnud valmis ventilaatorite. No ta peab silmas siis neid tuulikuid, energiatuulikuid. Aga kui on vaja omadele inimestele haigetele juurde maksta, aidata neid, siis läheb, ja nüüd ta ütleb, pettuse teel võimu haaranud huntal ja nende poolt kukeks tehtud truualamlikel alluvatel kohe sea-kisa lahti, et pappi pole ja pappi ei tule. Selline oli interneti kommentaar, ma panen teise veel siia juurde. Teine mees ütleb niimoodi selle olukorra kohta, puudega inimeste elu kohta. Reformierakonna juhitud Eestis juhib inimesi pidevalt, juhitakse niimoodi, et pimedad saavad nägijaks ja jalutud hakkavad käima. Ja sotsiaalminister Riisalu, see on kolmas kommentaar, mille ma veel ette loen, kuna teema on niivõrd ju tõsine ja niivõrd hell ja niivõrd tähtis ikkagi inimeste tervis ja elamisviis ju. No, katsu elada siis ühe jalaga, kui raske sul on olla. Ja siin ma toon veel ühe selle kommentaari selleks puhuks ja üks ütleb siis niimoodi, üks internetilugeja või kirjutaja. Sotsiaalminister Riisalu on väga võimekas imetegija. Ta on tõeline imetegija. 2 aastaga nii palju inimesi näppu liigutusega on ta terveks ravitsenud. Ta on ju uus naissoost Jeesus Kristus. Vaat nii arvad kommentaatorid ja meie kuulame siia juurde, mida Riisalo ütleb, et tema ütleb niimoodi, et homme läheb kõik paremaks. Hommeseks läheks kõik paremaks. Juhul, kui me täna alustame ja kui me täna alustame, siis homme on kõik hästi. Seda ütleb meile siis sotsiaalkaitseminister, praegu ta veel on, ja kuulame, kuidas tema arvas selle asja kohta. Nii et homme läheb kõik paremaks, kui me täna alustame. Kuulame, Signe Riisalo räägib. Kui me nendele küsimustele ja muredele ei oska vastata täna, siis homme on tegelikult juba hilja. Ja mida me kõik tahame oma vanematele, iseendale ja lõpuks ka oma lastele, on ju see, et me kõrge eani elame võimalikult tervelt, võimalikult kaasatult ühiskonda, võimalikult avatud silmadega ja elu nautides. Ja siin nüüd üks kommentaator, ma meenutan, ütles siin mõni hetk tagasi, mille ma ette lugesin, et meil on valitsus, ta nimetas seda pettuse teel võimu haaranud huntaks.
ja ma tahangi meelde tuletada, head kuulajad, me praegu laialt räägime nendest mitte e-valimistest, vaid räägime laialt, et oleks vaja erakorralisi valimisi. Nii EKRE kui Keskerakond on selle ettepaneku on teinud ka Isamaa, Reinsalu on sellega välja tulnud, Lõunalehes on viimases tema pikk artikkel sees selle kohta, et oleks vaja erakorralisi valimisi. Mina omalt poolt täiendan, et tõepoolest oleks vaja erakorralisi valimisi, kuid ainult, hea rahvas, hea kuulaja, ainult ühel tingimusel. Kui me teeksime need erakorralised valimised tavalisel kombel, paberhääletusega, ainult nende kastidega ja siis valimisjaoskonnas ja ilma e-hääletuseta, et patsiga poisid ei saaks valimistulemusi nii-öelda keerata sinna või sinna poole, kuidas neile parem tundub olevat. Et teeks tavalisel, traditsioonilisel kombel need valimised ja vaatame, mis siis erakorraliste valimiste tulemusel juhtub, kes siis võimule saavad, kes siis hakkavad riiki juhtima, nii et e-valimisi oleks vaja, erakorralisi valimisi oleks vaja, aga ainult ilma e-valimisteta. Ma isegi eksisin natuke, mitte e-valimisi pole vaja, vaid e-valimistest on vaja loobuda ja teha siis erakorralised valimised ilma e-hääletuseta. No kas me elame nüüd normaalse ja targas riigis, nagu üks kommentaator ütles, et me ei ela seal, igal juhul näitavad nüüd praegu turu-uuringud, et asjad on ka natukese muutumas, kõrgel kohal Isamaa, esimees Reinsalu on siis, eks ju, et nende toetus on hakanud langema ja nagu ütlevad siin arvajad, eksperdid, et see võib niimoodi ka jätkuda ja üks kommentaator ütleb Isamaa kohta praegu, kes on nüüd mitmeid kuid esikohta ja kõrget toetust nii-öelda nautinud, ütleb siis Isamaa kohta niimoodi, et see on üks ülejooksikute erakond, et Isamaad ei saa ma kunagi valida, sellepärast, et igal erakonnal peavad olema oma väärtused, Isamaa neid väärtusi pole, kuna võetakse vastu ülejooksikuid. Ja nüüd see kommentaator ütleb, et näiteks Jüri Ratas puges Reinsalule naha alla, et saada Brüsselisse ja pugejalikul moel, seega tal õnnestus enne Keskerakond ja siis Isamaa, et see pole ju normaalne minna üle oma konkurendi parteisse ja ütleb siis niimoodi, et neid ülejooksikud on teisigi palju, no kuulajad teavad nende nimesid, kes Keskerakonnas kõik Isamaasse läksid, et see partei ei ole valimistel väga võimekas, sellepärast, et valijad ei pruugi seda heaks kiita, neid suuri pereheitmisi ja kõiki ülejooksikuid enda Isamaa parteisse kutsuda Reinsalu poolt, et see pole hea. Ja nüüd ongi niimoodi, et Isamaa toetus langes natukese ja selle Reformierakonna oma vist natuke pügala võrra tõusis, aga miks ma selle juttu räägin, sellepärast, et Keskerakond tõusis järsku 3. kohale. Ja linnarahva seas, ma pean silmas nüüd linnarahvas, niimoodi öeldakse uurimuses, on peaministri kandidaatidest teisel kohal juba Mihhail Kõlvart. Tema on teisel kohal, rahvas tahaks teda peale Reinsalu näha teda peaministrina. Ja siis see praegune peaminister on kaugemal, no maal teatakse Kõlvartist natukese vähem, aga üldarvestuses on tema ka 3. kohal, nii et esimene on Reinsalu, siis on praegune peaminister Michal ja siis tulebki Keskerakond 3. kohal. Nii et siis Kõlvartile paistab olevat suurt lootust ja sellepärast ma arvan, et ma ise mõtlesin, miks see niimoodi on, aga tuleb välja, et tema rahulik kõnemaneer ja hulga laiem filosoofia kui praegustel juhtidel, kes istuvad valitsuses, et tal on see filosoofia hulga laiem, tal on väga läbimõeldud väljendid, väga läbimõeldud need mõtted ja kristliku raadio 7 on meil kristlik raadio, ma ei tea, palju inimesed kuulavad seda, väga huvitav raadioprogramm ja selle eetris on ka siis üks Keskerakonna maailmavaadet väljendav saade ja seal Kõlvart ütles otse välja, et Euroopa ja Eesti elavad praegu minevikus. Nad ei suuda nagu kaasajaga, mis Ameerikast alguse sai, suured muutused said alguse, et Eesti ja Euroopa ei suuda nendega kohanduda
ja ei suuda ajaga kaasas käia ja USA ja Trump seda teevad ja Trump tahab, või Trump siis, eks ju, tahab, et Ameerikal ehk tema riigil ja rahval läheks hästi ja selle nimel ei karda Trump muuta ideoloogiat isegi, rääkimata poliitikast ja isegi läheneda ka Venemaale. Aga tuleb tunnistada, et Euroopa Liit on hetkel ennast näidanud suhteliselt nõrgana, otsustamisvõimetuna ja lõhestatuna. Seda räägib nüüd Mihhail Kõlvart ja me võime kuulata katket tema intervjuust, mida ta või õigemini saatest, Raadio 7 saatest, Usu raadio saatest, kus Kõlvart siis rääkis suurest poliitikast. Kuulame. Jah, need erakorralised valimised põhiseaduse alusel on kahjuks nagu suur küsimus. Aga sisuline vajadus on tegelikult olemas ja sisuline ootus ühiskonnas on olemas. Et praegu on see murdepunkt, kus tuleb teha ja otsustada teismoodi, praegune poliitiline eliit seda ei suuda teha ja kui midagi ei muutu, siis otsused, mida praegu võetakse vastu, hakkavad mõjutama meie elu veel palju aastaid. Et tegelikult on täna murdepunkt, rääkimata sellest, et võib-olla mõni kuu pärast tuleb vastu võtta juba operatiivseid otsuseid, lähtudes sellest, kui kiiresti maailm muutub. Vaata, ma arvan, et meil on kõigile selline illusioon, et midagi juhtus siis, kui Trump oli valitud. Et siis kõik läks teismoodi. Aga tegelikult põhimõtteliselt suured riigid alati räägivad omavahel läbi ja vajadusel ka lepivad kokku. Ja see on selline üldine teadmine, millega kahjuks ei arvesta või ei arvestanud Euroopa ja ka meiega sellega ei arvestanud. Meie lähtusime sellest, et meil on suur liitlane, suur kaitsja ja see nii on. Aga see, et suurel liitlasel võib olla mingi enda huvi, et seda me kuidagi unustasime ära. Ja tegelikult ma olen kindel, et see, mis praegu toimub, et Ameerika räägib Venemaaga otse läbi Ukraina saatusest, see ei ole esimene etapp. Et see ei ole nii, et Trump oli valitud ja siis mõni päeva pärast toimuvad läbirääkimised. Ma olen kindel ja tegelikult sellised signaalid tulid ka varem, et läbirääkimised käisid veel Bideni ajal ja täna lihtsalt tuli Trump, kes seda ütles otse välja. Meil on huvid ja me räägime läbi otse. See on üks asi, millega tegelikult tuleb alati arvestada, et suurtel riikidel on suured huvid ja see väärtuspõhine poliitika ei ole unustatud, vaid seda kunagi ei olnud tegelikult suuremas plaanis. Ja teine aspekt on see, mis praegu Euroopas toimub. Et meil ei ole süsteemset sellist liitu, mis oleks võimeline operatiivselt midagi otsustada ja ka ennast kaitsta. Ma arvan, et me peame sellega arvestama. Me võime praegu rääkida sellest, et Euroopa Liit on ka tugev, et saame hakkama ja me praegu kiiresti tuleme kokku, midagi otsustame ja nüüd meil on alternatiiv, ma ei tea, Ameerikale või NATOle. Ei ole. Et me tegelikult täna vähemalt me peaksime seda tunnistama, et Euroopa Liit ei ole suuteline midagi operatiivselt otsustada ja Euroopa Liit ei ole ühtne. Ja tuleb öelda, et Kõlvartil on õigus, kui me vaatame Euroopa Liidu tegevust viimasel ajal, viimastel nädalatel, siis torkab silma, et tõepoolest seda ühtsust ei ole ja eriti välispoliitika alal ja seal kahjuks tuleb nimetada või kahjuks tuleb tunnistada, et üheks peasüüdlaseks on ka meilt siin Maarjamaalt pärit Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, kes praegu, ma eile õhtul veel lugesin YouTube'i kommentaare ja vaatasin seda Euronewsi kanalit, siis ma ütleksin niimoodi, et ma ei taha nüüd liialdada, aga need leheküljed kubisevad kriitikas Kaja Kallase arvel.
ja mäletame, et see kriitika algas peale juba märtsil, 17 märts oli, kui Frankfurter Allgemeine, Saksamaa suur ajaleht ja ei saaks öelda, et see oleks kollane ajaleht, ikka tõsine ajaleht, kirjutas halastamatu karmi loo Kaja Kallase läbikukkumisest välispoliitikas. Ja seal toodi näiteks see esimene läbikukkumine oli see, kui Ukrainale Kaja Kallas tahtis kohe anda 40 miljardit eurot toetuseks Euroopa Liidu siis riikide poolt kokku kogutud raha näol, aga see põrkas kohe see idee vastu seina raginaga ja mitte ainult seal see siis Ungari oleks vastu olnud, millega me juba oleme harjunud, või Slovakkia, aga Kaja Kallasel astusid otse vastu Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Portugal, Euroopas suured riigid ja Kallas sai ma ütleksin tõepoolest suure kriitika osaliseks ja isegi Berliin oli tema vastu, ütles, et seda raha me kokku ei saa ja seda ei tohi anda nii suurt raha, üldse mõelda sellisest rahast praegu, kuidas nad täpselt rääkisid. Ma ei tea, aga kõik need diskussioonid on YouTube'is üleval, igaüks võib neid vaadata, kuulata ja see oli siis selline märkimisväärne langemine Kaja Kallase jaoks või siin on Allgemeine kirjutab niimoodi, et Kallas on vaid mõne kuuga suutnud võõrandada peaaegu kõik Euroopa Liidu suuremad tegijad ja isegi endise Bideni administratsiooni kõige karmimad liitlased on Kaja Kallasest eemale tõmbunud. Ja muidugi näiteks tuuakse see, kuidas Kaja sõitis siis Ameerikasse Marco Rubioga, Ameerika välisministri või riigisekretäriga kohtuma ja kuna ta oli enne seda just rumala peaga oli kritiseerinud Ameerika välispoliitikat, siis kohale jõudes Ameerika mandrile kuulis ta järsku, et tema kohtumised on tühistatud ja Rubio ütles, et ajakava on muutunud, et ei ole seda vaba aega, et Euroopas kohale lennanud, kujutage ette, see on terve operatsioon, lennata üle ookeani ja elusalt kohale jõuda ja siis öeldakse sulle, et välisminister ei võtagi sind vastu ja Ameerika välisminister, aga tema Kaja Kallas on Euroopa Liidu 500 miljonit elanikku, eks ju, välisminister ja ühesõnaga ei tulnudki välja ja ükski teine kõrgem ametnik ka Kaja Kallasega ei kohtunud. Meie meedia sellest natuke kirjutas nii-öelda pisut, aga täielikku pilti sellest ei antud. Ja tuligi saba jalga vahel, tuli ta Euroopasse tagasi. Ja edasi oli järgmine asi, et Kaja Kallas tahtis siis, et kuna 40 miljardit läbi ei läinud, tegi uue ettepaneku, et teeme nüüd 5 miljardit Ukraina toetuseks ja ostame selle eest 2 miljonit mürsku. Ja ka see lendas ettepanek läbi. Prantsusmaa ja Itaalia olid kohe vastu. Ja nüüd tuli juba kriitika Kaja Kallasele ka Politico ajakirja poolt, see on tõsine poliitiline ajakiri, loetakse vähemalt. Ja seal siis kõvasti teda kritiseeriti ja seal öeldi niimoodi, ma tsiteerin, Kaja Kallas tuli fanaatiku, mitte strateegina. Nüüd saab ta teada, et tõelised Euroopa võimumaaklerid lasevad tal hea meelega tuult keerutada üles, aga mitte otsuseid teha. Sellised siis tulevad uudised sealt ja öeldakse, et Kaja Kallas oskab ainult Venemaad kritiseerida, muud ta ei tunne. Mina omalt poolt siin kritiseerima ei hakka, ma lihtsalt loen, mida lehed kirjutavad. Ja Euroopa Liit on halastamatu, ma tsiteerin nüüd jälle poliitikot, Euroopa Liit on halastamatu, kui nad on ka seal Euroopa Liidus pragmaatilised, kuna Washington liigub Trumpi vahendusel relvarahu poole. Teavad eurooplased, et miljardite lisamine Ukraina eelarvesse või abiprogrammi on rumal asi. Macron ja Meloni ei suuda tõenäoliselt päästa Kallas küll tema läbikukkumisest, aga nad ka teda ei toeta ega ei aita. Ma ei hakka rohkem lugema, siin on neid negatiivseid tsitaate niivõrd palju, et piinlik on oma kaasmaalase kohta neid ette lugeda. Igal juhul ma ei ole halb prohvet, aga ma ütlen seda, mida kirjutab YouTube, igaüks võib neid kommentaare lugeda seal ja seal on ikkagi tõsised eksperdid, mitte niisama seal need, kellel on hommikutabletid võtmata.
nad ikka tõsised mehed kirjutavad ja praegu käib siis nii-öelda tagatubades käib vist juba uue kandidaadi otsimine Euroopa Liidu välispoliitika juhi kohale. No saab näha, need ei ole minu sõnad, ma räägin, mida sotsiaalpoliitika arvab. Ja siit me tuleksime, kuna siin ma tsiteerisin Saksa ajalehte siin viimati, siis tuleks kohe ka Saksamaale korraks ja hoopis Saksamaale ajaloo nii-öelda, kuidas öelda, läbi ajaloo prisma ja nimelt. Eelmisel nädalal me ju kuulsime vapustavat uudist praegu. Jüri Estam oli siin meile heitel, meie vabadusvõitleja ja Jüri Toomepuu, et Trump otsustas Ameerika hääle saated lõpetada ja otsustas ka siis Vaba Euroopa või Vabaduse raadio saated kinni panna. No see oli igal juhul šokk uudis. Mind ennast ka see väga ehmatas, sest ma olen ka, võiks öelda, elukutseline Ameerika hääle ja Vaba Euroopa kuulaja ja muide tänase päevani Meelis praegu mul on raadios on see Vaba Euroopa sagedus peal internetiraadios ja kuulan venekeelse programmi, Vaba Euroopa ja Vabaduse raadio venekeelse programmi, see on 24 tundi ja sealt kuuleb siis seda teist arvamust Euroopa kohta pisut, siis natukese niimoodi eriarvamust Euroopa poliitika kohta ja muidugi tugevat vastuseisu Venemaa poliitika kohta, nii et väga huvitav kuulamine. Kes tahab, arvutis on saada Vaba Euroopa raadio, aga siis Ameerika hääl taheti kinni panna ja ma lihtsalt tahan meenutada, et see Ameerika hääl, no teda ikka massiliselt kuulati siin ka Eestis, kuigi segajad olid peal, aga ikka kuulis ja meil oli ka kodus ikka, kui Ameerika hääl õhtul algas 5:30, sinda viimasel algas suhtune saade, siis ikka kogu pere või vähemalt isa ja mina ja ikka olime raadio juures, kuulasime. Ja siit siis arhiivi juurde või läheme siis ajalukku korraks ja Ameerika hääl hakkas tööle 1942. aastal ja ta sündis siis tänu sellele, et Saksamaal Hitleril oli väga tugev raadiovõrk, kus tehti raadiopropagandat ja siis äge sõda juba kestis, eks ju, ja 1. veebruaril 1942 Adolf Hitler sai äärmiselt ebameeldiva teate, et Ameerikast üle ookeani ja BBC raadio, Inglismaa raadio vahendusel hakkasid Euroopasse jõudma saksakeelsed Hääled Ameerikast. Algul oli tema nimi Hääled Ameerikast. Stimmen aus Amerika oli siis see saksakeelne nimetus raadioprogrammil. Ja raadiojaam alustas esimest saadet sõnadega, me kohe kuulame, no seal tere, et me alustame saateid ja lõpuks tuli niimoodi, ütles Viktor seal kuulake, täna ja edaspidi iga päev oleme teiega Ameerikast, et rääkida sõjast. Uudised võivad teile olla head või halvad, aga me toome need kõik teieni ja räägime ainult tõtt. No kuulame, mul on olemas siin arhiivi ülesvõtte Ameerika hääle esimesest raadiosaatest, see veebruarikuus 1942 ja see tuli siis saksakeelse raadiona Euroopasse, pärast tulid teised keeled juurde, aga kuulame kõige esimene Ameerika hääle saade Euroopas. Ameerikas ta oli siis Stimmen aus Amerika, paneme selle lindi käima ja kuulame. Hier spricht eine Stimme aus Amerika. Aus Amerika im Krieg. Unsere Stimmen kommen zu Ihnen aus New York. This is a voice speaking from America. A voice from America at war. Our voices are coming to you from New York, across the Atlantic Ocean to London, from where they are relayed to you in Germany. Today, America has been at war for 79 days. Daily at this time we shall speak to you about America and the war. The news may be good or bad. We shall tell you the truth. Nii et Ameerika hääl lubas siis tõtt rääkida, kas ta sellega hakkama sai, see on omaette küsimus.
igal juhul oli ta vahepeal täitsa valitsuse häälekandja, nagu tal oli, ma mäletan, kuulasime ikka seda Ameerika hääle juhtkiri, see väljendas siis Ameerika valitsuse seisukohti. Aga ülejäänud tegevus oli siis vabameelsem, seda tegid Ameerika, eestikeelse Ameerika hääles muidugi väliseestlased ja siit läinud eestlased. Ja see Ameerika hääl oli siis valitsuse poolt rahastatav siiamaani ja muidugi Ameerika poliitikat kajastav ja viimasel ajal muidugi tuleb aru saada, et see otsese lühilaine ja kesklaine saatjad, need töötasid ainult seal kusagil kaugel Lähis-Idas, kus internetiraadio ei saa levida, vähemalt on tuhanded ja tuhanded, 10 000 kilomeetrid ja Aafrikas, aga muidu viimased aastad, juba aasta 10 oli Ameerika hääl, oli siis internetis põhiliselt satelliittelevisioonis ja tal oli enam kui 100 miljonit inimest teda kuulas siis ja anti siis neid saateid anti 44 keeles. Ja veel siia juurde võib-olla kuulajad huvitavad, et 53 aastat, Meelis, oli järjest eetris ka raadiojaam Ameerika hääl eesti keeles, Eesti toimetuse poolt. Ja see alustas tööd 1951. aasta kevadel, 51 kevad, ja proovisaated olid. Ja esimene päris saade tehti 3. juunil 1951. Teinekord võib-olla me räägiksime pikemalt sellest Ameerika hääle eestikeelsest saadetest, tähendab, ta on niivõrd huvitav, aga praegu lihtsalt läbi aegade tegid seda Voice of America eestikeelsed saateid, näiteks tuntud nimed, kõik kirjanikud ja poliitikud, Pedro Krusten, Ilmar Külvet oli väga laialda tegija, Ilmar Mikiver oli kultuuriinimene ja kirjanik ja kõik, ma mäletan tema häält hästi, Harri Tiido oli Ameerika hääles tööl, praegu on ta Eesti raadios, Markus Larsson Eesti televisioonist ta siin meil põgenes ja läks sinna tööle, Tiina Park oli seal tööl viimasel ajal, Neeme Raud, ja mitmed teised. Ja USA ringhäälingu direktorite nõukogu otsusega, see oli tähtis otsus, siis 53 aastat järjest eetris olnud eestikeelne Ameerika hääl, siis siin Ameerika hääl Washington, nende sõnadega ta alasti alustas oma saateid. Viimane saade oli eetris 27. veebruaril 2004. Ja need saated lõppesid ja praegused Ameerika hääle saated lõppevad alati ka sellise lõpusignatuuriga, et siin Ameerika hääl, signaal sulgub, this is the voice of America shining off, ja sama signaaliga lõpetatakse nüüd lähipäeval ka kogu Ameerika hääle tegevus. Me kuulame korraks seda saadete sulgemise signatuuri, see siis lõpeb ära, shining off, ja edasi tuleb eetris suur tühjus, mis hakkab kestma siis ei tea kui palju aastakümneid või aastasadu. Kuulame siis, milline oli Ameerika hääle eestikeelsete saadete inglisekeelne signatuur lõpus ja sellega lõpetatakse nüüd lähipäevadel ka kogu Ameerika hääle tegevus. Nii et Ameerika hääle signatuur saadete lõpetamiseks. Kuulame. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off. Nii, selline vaikus tuli eetrisse, meie saame veel täna jätkata saatuse lahkel loal ja nüüd on niimoodi, mul istub siin üle laua mikrofonide ees ja puldi ees Meelis ka on ja Meelis, nüüd ma küsin su käest, teeme siis ajude sellist trenni hommikul natuke. Mis asi on uudistekõrbed, uudistekõrb või uudistekõrbed? Oled sa kuulnud? Mina pole varem seda sõna kuulnud, aga nüüd sain teada. See on esimene kuulmine, aga ma mõtlen, et võib-olla
koht, kus uudiseid ei levi, et suur uudiste puudus on, kuigi ma ei tea, kas maakera muna peal sellist kohta üleüldse praegusel ajal võiks eksisteerida. No sa oled tõele lähedal, aga see vastuse teine pool läks rappa, et maa peal ei eksisteeri. Üks koht, kus uudiste kõrb eksisteerib, on Eesti Vabariik. Tuleb välja. Jaa, aga siin uudiseid on, aga mitte võib-olla sinule meelepärase. Küsimus ei ole mitte meelepärasuses, aga küsimus on selles, kas uudis on õige ja kas uudis räägib tõeselt sündmustest räägib või räägib niimoodi, et alustab 2-3 lauset ja jätab teise poole ütlemata. Aga veel kõige suurem patt on see, kui uudist üldse ei toodagi eetrisse. Ja selle teema tõstis üles meie ajakirjanduses, mina ka polnud varem seda tähele pannud. See on News Desert, on see News Desert kirjutatakse, on uudiste kõrb. No ma ei tea, mina pole kuulnud, aga ega siis, kui me pole kuulnud, ei ole siis veel maailmas asi kadunud. Ja see on siis see piirkond, ma nüüd tsiteerin, kus inimestel pole kvaliteetset ajakirjandust või laiemalt usaldusväärset ja faktiliselt kontrollitud infot. See tähendab seda, et piirkonnas pole sõltumatuid ajalehti, raadiojaamu ega muid usaldusväärseid uudiseallikaid, mis kajastaksid kohaliku regiooni sündmusi, poliitikat ja kogukonna jaoks olulisi teemasid. Nüüd ma küsin su käest, kas mitte Eesti ei ole selline koht, kus ei ole meil sõltumatuid ajalehti, raadiojaamu ega uudisteallikaid sõltumatud. Võib-olla sinu raadiojaam on üks väheseid sõltumatuid. Sa saad ju enam-vähem ikka panna seda, mida sa tahad, ma saan aru. Isegi mind kutsuda. Ja. Isegi sind, jah. Vikerraadio ei saa lubada enam niisugust kallist meest kutsuda, aga Kagu raadio võib seda endale lubada. No ma arvan jah, aga ega eestlased vist tundub, et väga ei väärigi teistmoodi ajakirjandust, sest need, kes olemasolevad tarbivad, need on vist mõtlemisvõime täiesti ära kaotanud ja sina siin mitu korda tood neid kommentaatoreid ja nende väljaütlemisi ikkagi. Ma pean küll ütlema, et kui ma hakkan näiteks Postimehe mõningate artiklite kommentaare lugema, siis peale 3.-4. ma vihastan nii suuresti, et tükk aega ei tee enam Postimehest lahti, et mõtlen, kus need inimesed küll olnud on ja millise peakujuga nad neid kommentaare siis sinna kirja panevad. No sul oli väga ammendav vastus ja tõepoolest mina loen ka, olen Postimehe tellija, meie peres käib ja mis on veel, asja juures on veel huvitavam on see, et kuigi ka Postimehes ilmub mõni väga põnev artikkel näiteks, homme täna ilmulehed, muide ikkagi kohutav lugu, terve riik ja esmaspäeval pole ajalehti. No ikka piinlik. Mis teha? Ja peale selle, kas ei ole mõelnud, kaua me targutame hommiku vara kell 7 teeme meedia ülevaadet ja räägime tänane Õhtuleht kirjutab. No ma ei tea, kas peaks nime ära muutma või no Õhtulehed on kogu maailmas mõeldud ikkagi õhtuseks väljaandeks, eks ju. No ma ei tea, aga me oleme veidrustega niivõrd harjunud. No Õhtulehe teemad on sellised, et neid võib täitsa vabalt ka järgmisel hommikul veel tarbida. Sa ära räägi midagi, väga head teemad on seal. Ja ma ütlengi, et head teemad. Ja. No igal juhul Marju Himma, tema on meediaekspert tõstis selle teema üles ja tõepoolest, nüüd ma ütleksin näiteks, et üks uudis näiteks, mis üldse ei jõudnud Eesti meediasse, vähemalt mina ei leidnud, võib-olla kusagil pisikeselt võib-olla, oli see, kui näiteks Mark Rutte, tema on siis USA või see NATO peasekretär, tema oli siin nädal tagasi Ameerikas ja ütles otse välja, oma häälega. Ukraina ühinemist NATO-ga pole enam NATO päevakorras. See ei ole enam teema. Noh, me pole seda kuulnud. On läbi mingi udu võib-olla seal kuskil midagi tuleb, aga näiteks seda konkreetset uudist pole olnud. Ja seepärast on õigus, et kui ei ole sõltumatud ajalehti ja raadiojaamu ja internetti, et no siis on ikkagi uudiste kõrbega tegemist. Uudiste kõrbega on tegemist. No, sellest võib palju rääkida, teinekord tuleme selle juurde veel tagasi, aga sa panid mulle siia... ja ma tahan veel ühe asja öelda. Näiteks mul on siin laua peal praegu 13. märts lõunaleht ja lehekülg 7. No tähelepanuväärne materjal on ilmunud.
ja ma pole kusagil seda teises lehes näinud. No võib-olla on kohalikus lehes Saaremaal või Lääne-Virumaal, ma ei ole kõiki kohalikke lehti vaadanud, suurtes lehtedes ma ei leidnud. Selle autor on Guo Xiaomei, see on Hiina suursaadik Eestis. Ja ta kirjutab artikli Otsime inimkonna ühiseid väärtusi erinevustest. Väga, hiinalik pealkiri, eks ju. Otsime ühiseid väärtusi selles, mis meid eristavad. Ja väga torelik sõbralik artikkel, kuidas Eesti peaks tõetama siis Hiina poliitikat. Aga ei ole ma kuulnud kommentaare selle kohta, ei ole ma kuulnud arvamusi selle kohta. Terve pool lehekülge Lõunalehes, suur tänu Lõunalehele, kes seal toimetavad, Vidrik Võsoberg kirjutab neid lugusid, teeb seal ja väga kenasti tehtud ja hästi paigutatud koos pildiga, kena naisterahvas siin, poisti pea ja ilus Hiina vaas on kõrval ja taustaks on maailmatu uhke Hiina peisaaž seal Hiina nende tornidega. Ja siis ta räägib siin, et katsuks ikka hästi läbi saada ja olen valmis tegema Eesti sõpradega koostööd. Nii et Meelis, koostöö on olemas, sa võid kutsuda Hiina suursaadiku rahulikult Kagu raadiosse esinema. Me võiks selle asja ära teha. Paur kutsub külla. Paneb mõtlema, no Paur võiks teha selle kutse. Paur teeb ära. Et vaata, millised huvitavad asjad on. Aga siin sa lükkasid mulle nüüd ette, siin ma vaatan vahepeal, kui sa siin püsti tõusid, panid mulle ette siia sellise Õhtulehe pealkirja Usurinnet hoidvad Moskva-meelsed nunnad nahutavad Eestit. No vapustav pealkiri. Seal Uustalu kirjutab selle artikli, ma seal sees tean. Aga nüüd on lugu niimoodi, et tõepoolest, ja kui me rääksime ajakirjanduse vabadusest, siis me teame, et kogu aeg me ütleme, et nunnaklooster tuleb kinni panna ja nunnad nahutavad eestitajad ja nad on kirillimeelsed ja nii edasi, siis Õhtulehes ilmus tähelepanuväärne artikkel veel enne seda laupäevast, see oli nädala keskel, kirjanik Olev Remsu kirjutas arvamusartikli Kuremäe kloostri kohta ja ta ütleb pealkirjas, et Kuremäe klooster pole Eesti poliitikute jaoks mitte tamka, vaid keeruline malemäng, andes mõista, et meie poliitikud nüüd selle malemänguga hakkama pole saanud. Ja Remsu kirjutab, ma tunnistan, minu jaoks oli suur pettumus meie Riigikohtu 1. märtsi otsus, millega keelduti menetlusse võtmas Moskva patriarhaadi, Eesti õigeusu kiriku ja Pühtitsa nunnakloostri kaebust Riigikogu poliitilise avalduse kohta. No ma meenutan, et siis mullu eelmisel aastal 6. mail tunnistas Riigikogu Vene õigeusu kiriku sõda toetavaks institutsiooniks, aga Remsu küsib, et kas tõesti keegi Eestis usub, et Pühtitsa Jumala ema uinumise nunnaklooster on ohtlik Eesti Vabariigi eksistentsile. Ja Remsu jätkab, meie poliitikud võivad pingutada kui palju tahes, mingit pööret uskliku inimese hinges ei toimu. Uskliku nägemuse järgi on meie tegevus kloostris lihtsalt, tähendab meie poliitiku tegevus nüüd kloostri ümber, ütleb Remsu, on lihtsalt meie poliitikute asjatu rabelemine pühaliku vabaduse kohta. No me rabeleme ümber kloostri, mõistmata, mis seal on ja mis seal toimub. Ja Remsu ütleb lõpetuseks, parim, mida poliitikud me praegu teha saaksid, on unustada ära see meie tänapäeva rumal episood kiriku ajaloos. Teised Eesti kirikud peaksid Pühtitsa usuõdesid rohkem kaitsma. Ja nüüd ma võin öelda seda, Meelis, mina tulin Pühtitsa nunnakloostrist, Jumalaema uinumise nunnakloostrist eile hilisõhtul, olin päev läbi seal, seisin Jumala teenistustel, rääkisin nunnadega, käisin mööda kiriku aeda, ja see on väga suur seal kiriku ümbruses, käisin ka kiriku kohvikus, sõin nende pirukaid ja nende endi poolt tehtud kohupiimapirukaid näiteks ja moosipirukaid seal ja ütlen niimoodi, et see on üks väga rahulik ja ilus koht ja kui ilmaliku teema poole pöörduda, kui meie aiapidajad nüüd mõtlevad, et kuidas oma aeda kujundada või korras hoida, sõitke Kuremäe kloostrisse.
seal on eeskujulikult kõik õunaaiad, lillepeenrad, viimane kui põõsakene on ilusasti pakitud talveks, talveunes on veel nad. Kõik on hoolikalt, killust, see, no tänava, kuidas nüüd öelda, see kõnnitee kiriku ees, harjadega hommikul pühitakse harjaga puhtaks. Ja nunnad on rõõmsanäolised, igaühega hea meelega räägivad, palju on noori, puhtad eestlasi on seal, ja rääksin eesti keeles juttu ja vene keeles ja nunnade, suurem osa nunnasid ikkagi ka räägivad eesti keeles, kui juurde astud. Ja nii, et rahulik, ilus, hinge kosutav klooster on meil olemas. No ta on ta ei ole küll maailma suuremaid, aga üks omapärasemaid. Ja tema asustati muide 1891. aastal siinse Liivimaa kuberneri vürst Šahovskoi poolt. Ja tema koos oma abikaasaga mõlemad on maetud ka Pühtitsa kloostri hoovile, mitte surnaeda, vaid hoovi. Nii et väga tore ja tõesti Remsul on õigus, võib-olla selle ususõja nüüd kloostri vastu võiks lõpetada, tegeleme siis teiste asjadega, aga no see on Remsu arvamus, millega ühtib ka minu arvamus. No lihtsalt, kuna see usuteema tuli üles, kuulame hetkeks nüüd väikest helipilti Pühtitsa kloostrist, see on siis Pühtitsa Jumala ema uinumise nunna klooster, naiste nunna klooster on see siis, ja kuulame selle kellasid ja natuke ka nunnade laulu kiriku saalis. Ühesõnaga läheme nüüd astume Kuremäe või Pühtitsa. Pühtitsa tähendab eesti keeles pühamäge, püha koha siis kloostrisse. Kuulame. Ja tuleme siin nüüd ilmalike teemade juurde tagasi pühast kloostrist ja kirikust. Ja no me teame, vana tõde on selline, Meelis, sa tead ka väga hästi, kuulajad ka väga hästi teavad, sellest ka palju räägitakse, kui sind ajalehes, raadios ja televisioonis ei ole, kui sind ei näidata, kui sa seal ei kõla või ei välguta oma nägu, siis sind ei ole ka olemas. Ühesõnaga vähegi inimene, kes tahab olla poliitik ja poliitikasse minna või poliitikas olla, seal jätkata, peab kindlasti saama ajalehte. Nii et see on, ma võin öelda omast kogemusest, ma olen 4 korda olnud Riigikogu liige 4 koosseisus ja tean, kui tähtis on iga artikkel, mida poliitik lehte saab. Ja muidugi kunstiinimesed, näitlejad ja kunstnikud ja kirjanikud. Ja nüüd suur õnn, ootamatu õnn, mulle kohe läks see nii südamesse, et ma mõtlesin raadiosaates rääkida, suur õnn kukkus sülle Erich Kriegerile, meie ühele lemmiklauljale, nii-öelda küpse seas publiku lemmiklauljale. Ja võib juhtuda niimoodi, et sa ei teegi mitte midagi ja järsku satud lehte ja no uskumatu kingitusena. Siin on nüüd ajalehes, on siin üle 2 lehe on Kriegerid. Ja ma räägin, mis juhtus. Nimelt naistepäeval Krieger läks Kuku klubisse, teda kutsuti, tule laula meile mõni laul seal. No seal käib rahvas koos, Kuku klubi pole ammu muidugi see endine Kuku klubi, mis ta oli nõukogude ajal, kunstnike selline varjupaik ja kõikide juttude rääkimise koht ja patuste ideede sünnikoht ja nii edasi. Nüüd on ta tavaline klubi seal enam väga palju rahvast ei käi ja Krieger sõitis kohale, ta tuleb laulma
ja siis selgus, et aga kohal oli tulnud ainult paarkümmend niimoodi üle keskea prouat. Nemad tulid oma sünnipäeva tähistama. Nii et kuskil 25 inimest istus saalis. No siis tuligi, Krieger kukkus seal laulma, aga need küpsed prouad, eks ju, need siis olid ilma meesteta väljas, vaba õhtu, need armusid Kriegerisse ära, tulid teda kallistama ja musitama, nii et see laulja nendes põsemusides otse nagu sulab siin pildi peal kohe, kade vaadata, ma peaks ütlema. Ja siis Erich Krieger surruti naiste vahele ja see põsemusid ja kallistamised ja mis seal kõik olid veel, kes kuskilt kinni võttis, kõik olid ta ümber ja Krieger muudkui naerab ja mõnuleb nagu see märtsikass. Ja siis ma mõtlesin selle üle, et näe, sa ei pea mitte midagi tegema, kui juhtub olevat kohal Õhtulehe reporter. Ja naisreporter Maria Kilk tegi ise pildid ja pani loo lehte ja nüüd muudkui imesta, kui oli see suure reklaami, sai mitte millegi eest Erich Krieger, mille puhul me talle õnne soovime, et milline PR-trikk. Ma arvan, et ta on väga-väga õnnelik selle üle. No see oli selline saate lõpu selline kõrvalpõige ajakirjanduse teemadel ja me kuulame siia juurde Erich Kriegeri laulu, mille pealkiri on Fuuria. Ja selle ta kirjutas omal ajal Katrin Lustile. Katrin Lust oma saates Kuu uurija näitas, kuidas Krieger tegi selliseid näotuid tegusid ta ütles küll, ta polnud purjusega, kes teab, aga tegi seal kuskil põsate vahel ja oma kodu ümber ja autoga vist sõitis valesse kohta ja ühesõnaga sai ühe kriitilise loo. Ja siis Erich oli hirmus vihane, tuli koju, sai vihaseks ja veel vihasemaks, istus maha ja kirjutas laulu Fuuria. Ja nüüd meil saade hakkab lõppema, kuulame siis, kuidas tuntud laulja südamest kirjutas laulu ilusale ja meie poolt arvastatud teletähele Katrin Lusti kohta ja selle loo pealkirjaks on pandud siis Katariina Tust, mitte Katrin Lust, vaid Katariina Tust. Kuulame Fuuria laulu ja soovime kõigile ilusat kevadet meie kuulajaile. Kui saatus lubab, siis me tuleme jälle, aga nüüd ma loen ette 2 numbrit, 2 pangaarvet. Ja need on Seep Pank, kuulake, EE 41 10 10 20 20 02 42 50 08 ja saab raha kanda Keskerakonnale ka Swedbankis. Panga arvenumber on EE 46 22 00 22 10 12 02 15 00 ja siis ees ja perekonna nimi ja isiklikult kontolt tuleb teha see ülekanne. Nii et seisame üheskoos keskklassi eest ja tema erakonna eest ja meid tervitab Erich Krieger, kes on ka sagedane laulja ja külaline Keskerakonna üritustel. Tuleb nüüd siis Katariina Tust, laul, mis on pühendatud Katrin Lustile, pealkirjaga Fuuria. Ilusat kevadet veel kord meie kuulajaile. Katariina Tust uurib elu, mis on armastus. Vaatab sulle silma, kaunilt naeratab, oled iga mehe unistus. Vaatab sulle silma, kaunilt naeratab, oled iga mehe unistus. Fuuria Katariina Tust, meeldib tema arm ja lust. Lustiga ta sõidab üle südame, müstika on tema käte sees. Lustiga ta sõidab üle südame ja müstika on tema käte sees. Fuuria veel viib bakanal, Fuuria hingel bakanal. Ja kiidab igat
stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.